jätkub ja järgmisel loosil, mis on siis oktoobrikuus, võtab meie tore vant. Ja see on meie ainuke noortekeskus, kes suvekoolis kohal on, Raasiku noortekeskus. Tema on Mairo, üksik, pole sõpru, kiusatav. Ühel päeval jalutab ta tänaval, kui järsku tuleb üks kamp ülbikuid. Õnneks saab Mairo põgenema. Ta jookseb koju, aga enne tuppa minekut jääb nukralt trepile istuma. Täiesti juhuslikult jalutab sealt mööda tore vant. Loomulikult ei saa vant niisama mööda minna, vaid hakkab Mairot lohutama. Kuulab ära ta mure ja pakub välja, et Raasiku noortekeskuses on üks hästi lahe seltskond noori, kes kindlasti tahavad teda endale sõbraks saada. Koos lähevadki nad seda keskust vaatama. Vantsu viibki õnnetu poisi just siis noortekeskusesse, kui seal on tore ring käimas. Kohe haaratakse ta endaga ühistesse tegevustesse. Mairole väga meeldis seal ringis ja sellest ajast saadik on nad koos palju vahvaid asju ette võtnud, huvitavate inimestega kohtunud, uusi sõpru saanud ja põnevaid mänge mänginud. Tore vant käib muidugi ka ikka aeg-ajalt vaatamas, kuidas neil seal läheb. Tore, kui noortekas on tore.